Ma elan üle sõjaväeliselt piiratud saarel, kus asub hirmuäratav park. Hüljatud keeluaulal ja kuulujuttude järgi kummitav. See siin on kummitav. Me peame ise oma toidu püüdma, aga kui öö saabub, seisame silmitsi täiesti uue probleemiga. Kuradi tšama, kogu mu keha läks korraga külmaks. Poisid, me oleme praegu reisinud maailma otsa, et jõuda sügav sinise ookeanini ja täna kogeme mõnda kõige hullumeelsemat saart planeedil Maa. Kohalikud Peasaarel ei julgegi nendele saartele minna, poisid, sest siin liiguvad jutud surmast, kummitustest ja igasugusest muust kraamist. Seda saart juhib praegu sõjavägi, nii et meil pole mingit võimalust sinna minna ilma kingituseta. See ongi põhimõtteliselt ainus viis, kuidas siin kandis saarele pääseb. Me peame vaatama, kas suudame mingit toitu püüda, mida neile anda, et nad lubaksid meil saart uurida. Meil on ka terve hunnik sigarette ja natuke raha. Mehed, mul pole aimugi, mida me täna kogeme, aga tegelikult olen veidi närvis. See võib päris hulluks minna. Me jääme tegelikult ka ööseks, et näha, milline õhkkond siin on. Loodetavasti saame head saaki. Läheme, poisid, on aeg kalastama hakata. Me läheme nüüd proovima veenda sõjaväge, et nad lubaksid meil saari uurida. Me oleme praegu sõna otseses mõttes ei kusagil. Ma ei tea, kuidas tänane päev läheb, aga me oleme selleks valmis. Meil on külaline, vaadake seda, teel saarele. Wuhuu! Oh hei, vaata teda, oh! Ta on kohe meie kõrval, see on äge. Selle saare kohta liigub lugusid metsikutest asjadest, mis siin paar sajandit tagasi juhtusid. Ja paljud mandri inimesed usuvad, et see saar on kummitatud, nii et täna paneme selle proovile. Esimene ülesanne, peame vaatama, kas saame kõigepealt süüa hankida. Kui oleme sellega hakkama saanud, saame tegelikult saarele minna ja siis saame teada natuke rohkem, miks seda kohta kummitatuks peetakse. Ma ei tea, millega me sellel saarel kokku puutume. Ma ei tea, kas me leiame luid, inimjäänuseid või muud sellist. Me läheme natuke lähemale. Oh pagan, sa oleksid peaaegu paadist välja kukkunud. Me läheme natuke lähemale. Tundub, et siin on rannikuriffe. Ma arvan, et kapten tahab, et ma läheksin vette, vaataksin, kas saame mingit kala. Sõjaväebaas on kohe sellel saarel, sa näed seda kauguses. Loodetavasti saame sealt neile mõned loomad, mis annavad meile ligipääsu. Võtame harpuunipüssi kaasa ja hüppame vette. On aeg minna vaatama, kas saame mingit toitu. Me peame meelehead hankima. Lähme. Nii, saar on käes. Lähme. Väga kena väikene jobi. Tegelikult olime seal parajasti sukeldumas. Ja me pidime saarele tulema, sest mõned inimesed vaatasid meid. Sa said kätte ühe väikese kala, väikese joopkala, mille me tegelikult anname neile. Loodetavasti annavad nad meile loa seda kohta uurida ja siis näeme, milline see paik on järgmiste tundide jooksul, kui päike loojub ja saabub öö. Vaata, kui ilus see koht on, nii-öelda kummitav saar. See koht on praegu päris ilus.
see on sõjaväebaas, mis asub kohe siin üleval pärast seda, kui me end registreerime. Jah, ja kas me saame pilti teha või mitte, peame välja uurima, kas me tohime filmida või mitte. Nii et nad ei pruugi meil siin filmida lubada, kutid, sest siin toimub ilmselgelt palju sõjaväelisi tegevusi, nad teevad trenni ja kõike muud, aga see saar on täiesti asustamata. Ainult need kutid elavad siin ja selle kohta on üsna õudne lugu, mida me räägime teile natuke hiljem. Aga praegu peame end sisse registreerima, vaatama, kas nad lubavad meil siin filmida ja kõike muud teha. Võib-olla nad treenivad. Olgu, ootame siin. Nad tahavad, et me filmiksime. Jah, ma ei usu, et nad tahavad, et me filmiksime. Hei vend, teeme sulle kala! Suli? Hei, poiss! Oh! Austraalia, vend. Me saame sellel paadiga sõita. Mis su nimi on? Tiki ja sina oled siin merejalaväelane. Kas oled merejalaväelane? Kas sa treenid siin? Jah, Indoneesia armee jaoks. Ja, okei. Kui kaua nad siin on olnud? Oh, 1 aasta. 1 aasta. Ühtegi naist, vend. 1 aasta ilma naisteta. Ühtegi naist. Ammu aega tagasi ütles keegi, et siin sureb palju inimesi või midagi sellist. Nagu järv, kus on laip sees või midagi sellist. Kas oled seda lugu kuulnud? Jah. Keegi ütles, et see saar on nagu kummitustega või midagi sellist. Mis see on? Jah, see siin on kummitustega. Jah. Nii et võib-olla on seal väljas laibad, nagu koljuulud ja muud asjad. Jah, okei. Hea teada, me saame teada, kas see koht on kummitatud või mitte. Kas sa tead siinset Blood Lake'i? Kas tead Lake One Lake'i? Verijärv. Jah, tead Verijärve? Ma tean. Tead? Jah, seal sureb palju inimesi või midagi sellist. Jah, legendaarne 1000 eurot kulda. Külaelanikud surid selles järves. Jah, räägitakse, et see pole hea koht telkimiseks, sest siin on tugev energia, palju vaime, võib-olla midagi sellist. Jah, sa mõtled vist halbu vaime. Jah, nagu halvad vaimud. Halb energia. Jah, halb energia. Võib-olla kui läheb pimedaks, muutub siin hirmutavaks. Jah, olgu, eks me siis näeme. Aitäh, poisid, aitäh. Aitäh, poisid, nautige oma kala, eks. Suur aitäh, olgu. Ilmselt oli siin mõnda aega tagasi suur sõda ja neil polnud kuhugi kõiki laipu panna. Nii et nad viskasid need sisuliselt selle saare keskele ja see ongi tekitanud sellise tohutu matmispaiga. Ja nagu te nägite, usuvad nad, et siin on mingi imelik energia ja vaimud ning muud sellist. Ilmselt nende inimeste tõttu, kes siin tapeti ja nüüd seda saart kummitavad. Ja meie oleme meie, nii et me tegelikult proovimegi välja selgitada, kas see kõik on päriselt tõsi või mitte. Praegu ma arvan, et lähme hüppame paati, läheme kalale ja vaatame, kas saame mingitki toitu. Me pole sellele missioonile peaaegu üldse süüa kaasa võtnud ja siis läheme öösse, et teada saada, mis koht see tegelikult on. Ma lihtsalt naudin mõnusat õhkkonda. Loodetavasti hiljem siin liiga raskeks ei lähe. Ma ei teagi, kuidas ma praegu ennast tunnen. Need kutid hirmutasid mind natuke, rääkides kõigest sellest kummalisest vaimsest värgist, aga lähme paati, lähme püüame kala. Kuule, hüppa peale. Me peame kõigepealt süüa hankima ja siis saame teada, kas siin kummitab või mitte. Ma ei tea, miks ma naeran.
Olvumehed, meil on kala käes, on aeg saarele minna, tuli üles teha ja välja uurida, kas siin tõesti kummitab või mitte. Praegu jõuame just randa, see näeb uskumatu välja, mees. Me võtame paar tundi rahulikult, teeme lõkke üles, küpsetame kala ja valmistume eesootavaks ööks. Oh, vaata kaptenit. Annab mulle töö üle. Oh, vend. Oh, sa teed nalja. See on Nautilus, mis on kaldale õhutud. Suur vana fossiil. See koht ei tundu õige. Kui me natuke varem kohale jõudsime, oli siin mingi imelik energia. Ja see, et siin elavad ainult sõjaväelased, on lihtsalt ülimalt veider. Ma ei tea, millega me öö jooksul kokku puutume, aga ma tunnen end juba natuke ärevalt. Seda on raske kirjeldada, mu süda lööb väga kiiresti. See on armeebaas otse seal minu taga. Lihtsalt korjan siin põõsastes hunniku puid kokku. Paneme selle sisse ja siis saame proovida sädet saada. Olgu, meil on meie ilus job-kala, mille me täna varem maha lasime. Üks mu lemmik söögikalasid kogu ookeanis. Mul on teras ja tulekivi. Ma teen selle tule üles ja paneme oma kala küpsema. Olgu, saime selle kätte. Jah! Woo! Oh jumal, töö, see küpseb lõkke peal. Ah, pagan, see asi kõrvetab mind. Ausad kutid, pole midagi paremat kui värske kala, mis on lõkkel küpsetatud päikese loojangul. Ma olen terve päeva sukeldunud ja ei jõua ära oodata, et seda maitsta. Aeg see paharet puhtaks teha. Ma ajan lihtsalt noa tema pärakust kuni peani välja. Näete, me lõikasime selle lahti. Oh, tema kõht on täis. Ta on midagi söönud. Suur lõige, just nii ja viska kõik ära. Aga see siin ongi tema kõhuõõs. Tal on midagi sees. Vaatame järgi. Vau, mees. Oh, vaata seda. Väike triggerkala, keda ta on söönud. Väike nahkala. See on metsik. Olgu, ma üritan lihtsalt oma nuga võimalikult selgroo lähedalt läbi viia. Ja mida ma üritan teha, on see liha laiali avada. Nagu te näete, oleme kala laiali avanud. See on valmis otse küpsetamisele minema. See on sõna otseses mõttes nagu suur lihatükk ja selle me paneme tulele. Ma lähen põõsastesse ja ehitan resti, kuhu saame oma kala panna. Kõigile meeldib hea rest. Olgu mehed, meil on praegu lõke käimas. Mul on 4 pulka ümber lõke. Me teeme nüüd ilusa resti, kuhu saame oma kala otse peale panna. Ma panen nahapool allapoole, just nii. Ja see küpseb aeglaselt. Põhjus, miks ma seda teen, mehed, on see, et see laseb lihal avaneda. Selle asemel, et nahkliha kaitseks, on see täiesti avatud. Nii et see peaks üsna kiiresti küpsema. Oh, ta näeb uskumatu välja. Olen terve päeva sukeldunud, mehed, ja olen praegu nii näljane. Viimane asi, mida ma teha tahan, on sellel saarel ellu jääda, kui need neetud kummitused mind terve öö kiusavad. Aga me oleme selleks siin. See on üsna hull lugu, kui mõelda, et inimesed elasid kunagi siin ja ilmselt seetõttu, et nad ei matnud surnukehi korralikult, otsustasid nad siit lahkuda. Mulle on mõned inimesed mandril öelnud, et ma ei tohiks siia üldse tulla. Me näeme, kui päike loojub. Kas see koht on tegelikult õudne või mitte? Mul on praegu sees mingi imelik halb tunne, et selle koha juures on midagi rahutut. See tunne ei ole üldse kerge. See on raske tunne ja ma ei tea isegi, mida sellest arvata või mida teha. Aga kui öö edasi läheb, räägin teile täpselt, kuidas ma end tunnen. Olgu, kutid, meie kala on nüüdseks umbes 30 minutit küpsenud. Võtame selle tulelt ära. Oi, ei, see näeb uskumatu välja, mees. Olgu, viime selle vee äärde. Meil on olnud pikk päev sukeldumist ja ma ei jõua ära oodata, et seda maitsta. Nii, proovime ära. Vaata seda liha siin. See on uskumatult hea, mees. Nagu näete, päike loojub silmapiiril. Ma hakkan seda sööki nautima, naudin seda ja valmistun eesootavaks ööks. Tule, kapten, tule ka nautima. Hea töö, olgu. Hea jah, roheline jobikala on alati täpselt see, mida vaja. Kui täna öösel peaks midagi hulluks minema, siis vaata, et paat oleks valmis, eks? Jah, okei. Seal lähebki päike looja. Meil on viimased valgusetunnid. Peame välja mõtlema, kus me sellel saarel magama hakkame. Ilm on ilus, nii et vihma pärast muretsema ei pea. See on vähemalt üks hea asi. Olgu, see on meie ööbimispaik. Ma lähen toon meil natuke küttepuid ja vaatan, et meil oleks korralik lõke. Päike loojub silmapiiri taha. Praegu on hea tunne. Ma ei tea, kas see koht on kummitatud või mitte, kutid. Ma ei tea, kas ma sellistesse asjadesse väga usun. Kui midagi hullu juhtub, annan teile kindlasti teada. Näitan teile, kuhu ma täna ööseks magama plaanin jääda. Siin põõsaste sees on väike plats, mille armee on ilmselt teinud. See on nagu väike mõnus koht ja siin ma mõtlengi magada. Tõenäoliselt saab siin öö rahulikult veeta.
tegelikult polegi väga hull. Näitan teile vaadet, mis mul siin on. Vadage seda. Ja ma hakkan siin lihtsalt lõõgastuma. Ma olen nii väsinud. Praegu on ilmselt umbes 8 õhtul, on olnud pime umbes 1,5 tundi ja kõik tundub korras. Midagi eriti imelikku pole üldse juhtunud. Ma lihtsalt olen meie väikeses onnis, nii et loodetavasti pöidlad pihus läheb kõik samamoodi edasi. Mis kurat see oli, mees? Ma kuulsin päriselt midagi põõsastes. Ma ei tee nalja. Oled sa kindel? Jah, vend, ma vannun. Ma ei näinud isegi midagi. Ei, vend. Ma ei tea, kas siin on loomad või mis see on. Siin on midagi. Ma kuulsin just selles põõsas mingit häält. Ma ei tea, kas ma kujutan endale midagi ette või mis toimub, aga ma kuulsin siin midagi. Ma ei tea, kas ma kujutan endale midagi ette, vend. Oota. Mis see oli, vend? Oota, mis see heli oli? See oli räme, vend. Lähme. Oota, võta oma kott, võta see kaasa. Kas me lähme? Mees, kus kapten on? Ta on paadil, vend. Sa saad paadil magada. Lähme. Mine tee oma asju. Oota, kas sul on kõik olemas? Mul pole seda kunagi varem olnud. Kogu mu keha läks külmaks ja mul tulid kananahk ja külmavärinad, vend. Ja mu süda peksis hullult. Lähme. Mees, me peame kapteni üles äratama. Jah, vahet pole, vend. Mul on ükskõik. Me viime ta siit minema. Lähme. Mees, nii hea on paadil olla. Lähe, mees.